kuulaja ja tänasest ka osaliselt vaataja. Tere tulemast siis kuulama ja vaatama Türi valla raadiosaadet ehk ka siis taskuhäälingu saadet, mida siis täna siis esimest korda salvestame. Ja loomulikult on täna siis salvestusele kutsutud meil kõige tähtsamad tegelased vallas. Ehk siis kelle käes on võim ja kelle käes on rahakott. Ehk siis tere tulemast täna siis saates vallavanem Sulo Särkinen, tervist. Tervitus. Ja Türi valla finantsjuht Aime Roosi ja tervist. Tere. Et lõpuks on meil õnnestunud ka Sulo saatesse meelitada, et kuu aega nüüd on siis uut ametiaega olnud, on nii vist? Jah, tõesti värske vallavanem. Jah, värske vallavanem. Et detsembrikuus oli selline lugu, et 3 volikogu istungit toimus nii-öelda põhimõtteliselt järjest ja valiti ära siis volikogu esimees, aseesimees ja vallavanem. Jah, nii oli. Ja said paika ka siis nii-öelda alaliste komisjonide esimehed ja aseesimehed. Ja siis on nüüd tulnud ka juurde ju veel kinnitatud on komisjonid ja eelmisel volikogul sellel nädalal nüüd kinnitasime ka meie esindajad erinevatesse asutuste hoolekogudesse, nõukogudesse, et nüüd peaks kõik jälle hakkama vaikselt uuel ringid jooksma. No loodame, et hakkab hästi jooksma, et Türi valla nii-öelda asjadest saame täna saates rääkida, saame rääkida ka rahaasjadest, sest värskelt toimunud vallavolikogu nii-öelda täispikk istung siis algaski vist enam-vähem sellega, Aime, et vaadati üle siis Türi valla eelarve aastaks 2026. Jah, nii on. Esimesel lugemisel oli siis eelarve eelnõu 26. aastaks, mis on küll tehtud eelmise aasta oktoober-november ehk siis vana materjal nagu, mis volikogusse jõudis. Tavaliselt jaanuarikuus on ikka juba olnud meil muudatusettepanekud ja veebruaris eelarve vastu võetud, siis see aasta on nüüd see aasta, kus eelarve vastuvõtmine läheb esimese kvartali lõppu ehk märtsikuusse alles. Aga see on, ütleme, et pooltel omavalitsustel juhtub see niimoodi, et kuna alles volikogu sai esimese istungi seekord täispika teha, siis muud valikut lihtsalt ei olnud. No ja kui märtsikuus vastu ei võeta, siis juhtub see, et volikogu läheb laiali. Jah, see oleks vist, mina olen kohalikus omavalitsus olnud umbes 25 aastat, siis minu mälupildis küll seda ei ole, et seda oleks kunagi juhtunud. Võib-olla on juhtunud, aga tavaliselt ikka 31. märtsiks volikogud püüavad nii teha, et see vastu võetakse. Ükskõik, kas see siis volinikele meeldib või ei meeldi. Mul ei meenu ka sellist juhust, et nii oleks olnud, aga eks siis volinikud pingutavadki märtsis natukene rohkem, et see eelarve saaks vastu võetud. Aga mul on hea meel küsida, eks ju, et Sulo poolt on nagu soovid, et mida saaks ja mida tuleks teha ja Aime poolt on see, et mida saab teha, et mida meil rahakott lubab teha, et võib-olla alustamegi Suloga sellest, et kui me vaatame sellele aastale võib-olla natukene ka kaugemale tulevikku, et millised on need soovid, et mis tuleks ära teha? Eks ära tuleb meil palju teha ja meil on nii-öelda ootejärjekord on mitmeid lehekülgi pikad, igal aastal tuleb teha ka kahjuks nii-öelda raskeid ja keerulisi otsuseid, mis me võtame ette, mis meil on jõukohane, mis ei ole. Ja siis Aime aitab vahepeal mind maa peale tuua, et kui ma oma ideedega või poliitiliste ideedega või ka tulevad nüüd rahva poolt ettepanekut, lähen liiga kõrgele ja kaugele, siis Aime toob maa peale tagasi, ütleb, et neid me sellel või järgmisel aastal teha ei saa. Aga ega nad mul kuhugi ära ei kao, ma võtan nad jälle hõlmalt välja need paberid, kui näha on, et Aimel hakkab raha üle jääma kuskilt, aga seda juhtub väga-väga harva. Aga põhimõtteliselt tegelikkuses eelarve on meil suhteliselt heas seisus, ei saa öelda väga hea, aga saame toimetada, proovime aidata ka töötasudega järgi inimesi, anname endast kõik, et meie hooned oleksid soojad, me soovime neid renoveerida, korras hoida. Hooned on meil palju, mida ülal pidada ja proovimegi läheneda nii, et meie hoonetel oleks väga mitmekülgne kasutus, laialdane kasutus, ka õhtused ajad näiteks koolimajades või võimlates ikkagi oleks täidetud nii huviringide, trennide, mis iganes laagrite näol, et
hooned ei seisaks nii-öelda ka tühja, kui me neid renoveerime ja sinna ka ju panustame. Ma tooks välja mõned sellised investeeringud, mis meil järgmisel aastal plaanis on, loomulikult kui... Ma segan vahele, sellel aastal? Jah, sellel aastal väga hästi. Loomulikult kui ma olen eelmise aasta selles mõttes minekus, et eelarve sai meil ju eelmine aasta nii-öelda valmis tehtud ja kui siis volikogu need meie ideed ja ettepanekud ka kinnitab, kindlasti on praegu nüüd esimene lugemine tehtud ja tuleb päris palju muudatusettepanekuid ja siis me saame sealt veel vaadata ja sortida välja siis neid õigeid ja veel paremaid valikuid. Üheks suuremaks investeeringuks on meil maanteetranspordi osas teede rekonstrueerimiste ridadel 800 000, mis on siis mõeldud Jaama tänavale. Ja Jaama tänav eelmisel aastal hange nii-öelda kukkus läbi, kuna meie ettenägemine, ette nähtud summa oli sinna 300-400 000 väiksem ja nüüd me üritasime teha projekti ümber ja proovime siis minna uuele ringile ja tõstsime ka summat, mida me siis oleme nõus ja suudame sinna panustada, et üks esimesi prioriteete ikkagi siis Jaama tänav korda saada. Meil on käimas ka Türi järve arendamiseks järve hankeprojekt renoveerimiseks ja loodame siis Türi järve arendada ikkagi atraktiivseks rekreatsioonialaks. Hetkel siis hange on käimas ja selle aasta lõpuks projektijärgselt peab meil see valmis olema. Mõistan ka volinike muret ja meie inimeste muret järve vee kvaliteedi osas. Järve vee kvaliteedile on tehtud veel eraldi uuring, mille tulemused ka jaanuari lõpuks selguvad ja siis me saamegi mõelda, kas ja mis meil on võimalik üldse teha, et vee kvaliteeti parendada. Me oleme küll ka renoveerimisprojekti raames juba ette näinud mitmeid tegevusi, lasteala laiendamist ja asukoha muutmist, et nad ei oleks selles küljesopis nii-öelda kõik koos ja loodame, et siis saame ka midagi ette võtta tulenevalt siis nende uuringu tulemustele. Vaadates tänast laia poliitikat, siis maailmas käib jutt ümber ühe saare, et meil on Türi tehisjärves ka üks saar, et äkki tahaks keegi seda endale või meil õnnestuks see kuidagi maha müüa või? Me võime isegi maha müüa, kui on huvilisi, et me siis saame seda soetusrahastust kasutada headel eesmärkidel, aga keegi ei ole meil küsinud seda ja meil näiteks detailplaneeringu järgi ja projekti järgi oli võimalus sinna ka sild rajada, et sinna saarele midagi mõelda. Meie praegu sellega ja seda ette ei võtnud, kuna inimesed arvasid, et las see saar olla ja et me sinna elu ja olu ei loo ja siis me ka projekti silda sisse ei pannud, aga küll aga vahetame ära meie hüppetorni ja siis praegused sillad, mis on väga-väga amortiseerunud ja tänu siis jääliikuvusele laste sild on ikkagi väga kõver ja viltu, et sealt ei pea enam vette hüppama, sealt saab vette libiseda. Võib-olla on see sellest, et hüpatakse ühele poole vette, peaks mõlemale poole hüppama, siis oleks sild tasakaalus. Just. Aga eelarve meil on aimu tasakaalus, et see... No jah, hetkel on eelarve tasakaalus ja tegelikult seadus, kui riigieelarve võib olla tasakaalust väljas, siis kohaliku omavalitsuse eelarve peab olema tasakaalus, nii et seda ohtu, et ta tasakaalust välja läheks, siis astub ministeerium juba vahele. Kui jah, vahest heidetakse vallavalitsusele ette, et on kallutatud, poliitika on kallutatud, siis eelarve ei saa olla kallutatud. No siin natuke vaidlus vastu. Eelarve on küll tasakaalus, aga poliitiliselt natukene võib-olla on ikkagi kallutatud. Sellepärast, et on ju opositsioon ja koalitsioon ja nagu ma olen mitu korda ka Sulole ütelnud, et kui tuleb opositsiooni poolt hea ettepanek, siis ei ole tähtis, kellelt see tuleb, vaid see idee tuleb ellu viia, ükskõik kelle pool see ettepanek siis tehakse ja vähemalt praegune vallavalitsus on minuga ja Suloga siis täpselt seda meelt, et kui on hea ettepanek, paneme eelarvesse. Oleme eelarvesse pannud ja loomulikult sellepärast me ju küsimegi komisjonidelt arvamusi, küsime asutuste juhtidelt, inimesed ise saavad teha ettepanekuid, et kas ja kuhu ikkagi siis nii-öelda maksumaksja raha ehk meie enda rahakotti suunata ja selge on see, et me peame valikuid tegema ja igal aastal oleme ka nii-öelda pingeritte seadnud
noh, ma tõin volikogust ka näited, et eelmisel aastal võtsime sisse opositsiooni nii-öelda pikaajalise idee, et jalgrattaparkleid luua Türi valda, aga praeguseks oleme selle välja võtnud, kuna on selgunud, et meie enda asutused ikkagi vajavad renoveerimistöid, sisemisi töid ja selliseid kiiremaid remonttöid, siis me peame need enne ära tegema. Ja eelmisel aastal vallavalitsus tegi ka ideekorje, kus siis tuli 108, 116, üle 100 idee. Üle 100 ettepanekud oli, kus midagi teha ja see on meil nii eelarvet tehes, kui nüüd ka alustame arengukava 27, 31, 32 tegemist, siis täpselt samamoodi need ideekorje punktid on meil kogu aeg silme ees, sest seal oli väga häid ettepanekuid, paraku raha ei jõua järgi. Raha ei jõua järgi, aga tegelikkuses, kui mõelda, et meil üks aasta jäi kaasav eelarve vahele, siis tegelikkuses järgmisel aastal me tegime, ehk siis juba eelmisel aastal 25 me tegime topet ja või isegi kolmekordselt, julgen öelda ära, et me võtsime sisse kaasava eelarve, me panime tegelikkuses eelarvesse juba sisse need samad head ideed. Ma toon mõne näite, Kesklinna parki siia samma sai veevõtukoht pandud, kus siis inimesed saavad vett võtta ja ka lemmikloomale suvel kuuma ilmaga vett võtta. Murumoori mänguparki sai erinevaid atraktsioone juurde, mida inimesed küsisid. Nüüd enne lumetulekut sai pandud ka hüppepatuut või patuudid, mul tuleb meelde, mis jäi siis kevade alguses panemata, aga kevadeks nüüd on juba valmis. Ja lisaks nii mõnedki veel sellised väiksemad uuendused, mis siis on plaanis ka tänavusel aastal. No ja täpselt samamoodi tegelikult ju kaasavas eelarves oli väga häid ettepanekuid, mida paraku on nii, et saab kas 2 või 3 objekti, mis inimeste poolt saavad siis enim hääli. Ise hoidsin väga pöialt 2 ettepanekule, mis paraku ei saanud nii palju hääli, mõlemad Türi linnas tehtavad asjad, aga täpselt samamoodi on siis, üks on siis Türi ujulasse, see on siis nüüd tõstuk, ilmatõstuk. Või siis erivajadustega inimestele kalte loomine +2. Et see on siis pandud eelarvesse sisse ja teine siis loodame, et teeme katsetuse sellega, et meil hakkab kuskil pargis, me veel ei tea, kus pargis, tööle sellel aastal ehk robot. Jaa, õigus, tuli meelde. Jaa, me proovime vähendada halduse niitjate töökoormust ja teha väikest eksperimenti, kus panemegi tööle robotniidukit ja loodame, et siis inimestele see meeldib ja et need ka seal robotid säilivad ja ära ei kao kuhugi. Ja võt, see oligi kõige suurem mure. Mulle iseendale robot väga meeldib, aga väga suur mure on see, et see robot võib sealt jalutama minna. Sinna, kus ta minema ei pea ja seal, kus ta olema ei peaks. Aga Türi linn on piiriks. Et las ta käib siin mööda linna, teeb ka teised nii-öelda platsid puutaks. Mõtlesin, Aime hakkab rääkima sellest, et Türi linnas ühes pargis hakkavad märtsis linnud laulma, tuleb kevad. No, seda niikuinii. Seda niikuinii kevad tuleb, aga kas ta just ja astronoomiliselt ta märtsis kindlasti tuleb praegu aknast õue vaadates ja kuulates ilmaprognoosi, siis meil aeg on veel. Meil aeg on, aga ma arvan, et siis kui see kevad hakkab, et märtsikuu sees see Murumoor ei saa selle muru alt või lume alt võib-olla välja. Mul tuli üks asi veel meelde seoses nende ideekorjetega, kus tuli välja ka üks pikaajaline ettepanek Särevere mänguväljak, mille me ka eelarvesse, mille ma tõesti jõuga sisse surusin, et sellel aastal tehtud saaks, et tõesti seal see mänguväljak on ohtlik ja seal lapsi jagub ja meil on ka seal väga hästi ühistud töös ja ütleks ka selline kogukonnaelu ning eakad toimetavad Säreveres väga usinasti, et tuleks sinna natuke panustada. Jah, selles suhtes on sul õigus, see on tõesti, ta kasutas tõesti jõudu selleks, et mänguväljaks sisse saaks. No sellest on räägitud ka tegelikult juba aastaid on sellest mänguväljakust räägitud, et nüüd siis lõpuks sul on jõuga. Nii nagu ma enne ütlesin, et ma olen ise Säreveres üles kasvanud 30 aastat elanud seal samas kõrvalmajas ja mälestused, mis mul on viiekordsete majade ees on ikkagi need veneaegsed raudronilad, kus sai siis
hüpata, karata ja luid murda. aga need on ikkagi head mälestused, mitte halvad. mitte halvad jah, vähemalt midagigi oli. jah, et eelarves tõesti see sees on ja loodame, et see siis mingil hetkel, kui hange tehtud, saab ka Särevere lapsed ja lapsevanemad saavad selle üle siis rõõmustada. no kindlasti, et tegelikult kui siin Sulla räägibki sellest, et mis võiks olla ja kuidas võiks olla, et noh, need ongi sellised nii-öelda head mõtted. Et kui ma aknast tegelikult muidugi praegu välja vaatan, et see talv on meil natukene lumisevõitu ja külmavõitu, et see tähendab ka ju seda, et tegelikult ikkagi algavad eelarve puhul kõik asjad sellest, et tuleb katta jah need jooksvad kulud. No tõesti jah, detsembrikuu oli nüüd see, mis siis ei olnud lund, ei olnud nii külm, et see meid eelmisel aastal natukene päästis. Praegu vaadates õue ja kõike seda, siis tõesti ei taha mõelda, mis veebruarikuuses arved tulema hakkavad. Et eks see saab väike katsumus olema. Et tegelikult on need kõik need samad lumelükkamised ja muud vajalikud tööd, et need on ju samamoodi tegelikult aastat läinud ka ju kallimaks. Odavamaks ei ole meil ju midagi läinud kahjuks. No vot nüüd kas ta on nüüd samale tasemele jäänud siis või kallimaks läinud, odavamaks tõesti vist ei ole midagi läinud. Jah, odavamaks ei ole läinud, aga see olenebki sellest ilmataadi rahvusest, et kui palju ta meile aasta lõpul lund taevast alla kallab ja kui palju ta selle meid õnnistab uuel aastal. Et eelmise aasta lõpp tõesti oli lumevaene, siis see hoidis kokku ja tänavu vaatame siis, kuidas meil läheb, et 3 kuud on meil vähemalt minna. Jah, ja siis loodame aasta lõpu peale, et aasta lõpus ei tule jälle. Jälle ei tule. Et las see kliima natukene soojeneb suve jooksul, eks ju, et aasta lõpus seda lund palju ei tuleks. Aga räägime veel korraga sellest, et kevadet me juba mainisime, mis tuleb märtsis juba mitmekümnendat korda, saame kevad pealinnaks. Aga see aasta on tühilinna juubeliaasta, et kas kuskil eelarve nukase sabas on ka natukene sealseteks pidustusteks ja ettevõtmisteks Aimel rahavarul? Noh, eelarve on ikka, jah, eelarve on Aime oma. Et pidustusteks meil raha eelarves on, kui palju nüüd täpselt meil kulub, seda me saame ju teada siis, kui pidustused on läbi, ehk lõppkokkuvõtte saame teha aasta lõpus ikkagi, aga hariduse ja kultuurirea peal on meil umbes 70 000, millega me peaksime siis välja tulema. See on siis ainult vallavalitsuse rea peal, natukene ka kultuurikeskuse ja natuke ka asutused panustavad. Aga noh, nii nagu meil esimene pressiteade ju välja läks, Türi linn 100 erinevad tegevused, palju erinevaid päevi, sihtgruppe, osad kontserdid kindlasti on ka väikese tasu eest, et midagi tuleb ju ka tagasi teenida, et palju erinevaid tegevusi erinevatele sihtrühmadele ja ka erinevaid üllitisi, raamatuid on tulemas, nii et ei ole ainult pidustused, saab sporti teha, saab kultuuri nautida, ma usun, et ka näituseid ja kõike muud. Eelmises Türi valla raadiosaates, mis oli eelmise nädala reedel ja kordus oli pühapäeval, siis Triin Pärna natukene avas ka seda, mis aasta jooksul Türi 100 raames toimuma hakkab. Et seal on ikkagi üsna palju asju, et me täna neid täpsemalt lahti seletama ei hakka, et terve aasta on tegelikult selliseid juubeli õngulisi üritusi täis. Aga võib-olla te tahate nii sulle omalt poolt kui Aime mingisuguse väikse kokkuvõtte teha, saan aru, et töö eelarvega jätkub ja kui siin Aime ennem parandas Sulot, et räägime selle aasta eelarves, siis võib-olla Sulol oli vale leht, et tal oli juba järgmise aasta mõtted ka kaasas. Järgmise aasta eelarve juba käes. Järgmise aasta mõtteid hakkame me tegelikult panema järgmisel nädalal järgmisel nädalal hakkame, kui hakkavad juba arengukava ja eelarvestrateegia esimesed koosolekud toimuma, aga 26. aasta eelarvest võib-olla tahaks siis nii palju veel öelda, et ootame sellele eelarve eelnõule muudatusettepanekuid kõigi poolt, kes viitsivad ja ratsivad seda 62 lehekülge läbi lugeda, siis saab muudatusettepanekuid teha.
12. veebruari kella 17-ni aadressile siis vallavalitsus@türi.ee. ja võib-olla siis nii palju veel, et kui Sulo siin ütles, et me üritame või püüame või ma ei tea, mis see õige sõna on, leida eelarvesse ka meie palkade tõusuks, sellepärast et palgad on natukene riigi keskmisest maha jäänud, siis ei julge praegu öelda, et kõikide palgad tõusevad, niikaua kui me ei tea, kui palju alampalk on, sest alampalga numbrit ei ole ju siiamaani Vabariigi Valitsus välja öelnud, siis nii kaua ei saa ühtegi arvutust ka teha, et kas meil vahendeid jagub või jagu. Aga vallavalitsus selle nimel praegu küll töötab ja rahandusosakond teeb arvutusi, et saaks asutuse juhtidele anda mingi märgi, et mingil hetkel, see peaks olema siis 1. aprill, kui võiksid siis mingil määral meie asutuste umbes 500 töötajat näha enda palgatšeki peal või kuidas me siis ütleme, palgasedeli peal teistsugust numbrit, kui praegu seal on. Ja muidugi seda numbrit näete juba ka jaanuarikuu lõpus, sellepärast et tulumaksuvabastus sellel aastal 700 eurot annab mingisuguse netopalgana summat siiski kätte. Nii et saame rõõmustada. Sulo, kas ma tahtsin tegelikult küsida veel seda, et vaadates korra valimistele, mis jäid eelmisse aastasse, et tänaseks ongi see, et kõik nagu Järvamaa vaates kõik omavalitsused on paika saanud ja poliitiliselt väga suuri muutusi tegelikult ei ole, enam-vähem on pilt sama, mis ta oli eelnevatel aastatel. Et võib-olla Türi valla vaatest, kuidas jätkub koostöö meie naabritega, Paide linna ja Järva vallaga ja sa oled tegev endiselt ikkagi ka sihtasutuses Järvamaa, et võib-olla paari sõnaga sellest. Jah, poliitilisel maastikul ju suuri muudatusi Järvamaal valimised ei toonud, küll erinevaid koostööpartnerid, millega edasi minnakse, koalitsioonides muudatusi oli. Aga eks me oleme kõik ikkagi ühise eesmärgi nimel oma koduvalla eest väljas ja tahame ju kõike head ja paremat, vahet ei ole, kas me oleme opositsioonis või koalitsioonis, et koostööd tuleb teha ja teeme ka suurt koostööd ikkagi Paide ja Järvaga läbi sihtasutuse. Me küll jõudsime vahepeal tagasi astuda ja nüüd valiti meid eelmises volikogus siin paar päeva tagasi uuesti sihtasutus Järvamaa nõukogu töös osalema, et ka seal tuleb siis uuesti valida nõukogu esimees, et erinevaid koostööprojekte oleme planeerimas ja näiteks siin paar nädalat tagasi me saime kokku ja tegime ühise kirja Eesti Linnade Valdade Liidule, kus me rääkisime ka eelarvest ja riigipoolsetest ettepanekutest ja ka nüüd lähiajal on järgmine kohtumine plaanis, et me koos arutame ja ettepanekuid teeme just selle mõttega, et suurlinnad või siis ka nii-öelda kuldse ringi omavalitsused sõidavad natukene paremal järel või ka teiste mõtetega, siis et need väiksemad vallad ja linnad, nende peale ka mõeldakse ja et meie ka ikkagi järgi jõuaksime ja oleksime toetatud. Jah, ja Sulo mõttes kuldse ringi all praegu mitte ainult Tallinnat enam, vaid kuldne ring on tekkinud ka ümber Tartu. Tartu ise ei ole kuldne, aga see, mis seal ümber on, see on küll kuldne ring juba. Kuldne sära on ümber Tartu. Jah, ja lõpetuseks ma tahtsin Aimelt välja meelitada ka ühe numbri selle jutu jooksul, et eelarve tänavune maht on meil kui palju? Eelarve tänane, kas sa tahad sendi pealt või? Ei, sa võid miljonite piirisse jääda. Jaa, ta on 26,3 miljonit praegu, aga see maht suureneb. Sest et nagu sai öeldud, siis eelarve testi oktoobri-novembri kuuses ja praeguseks hetkeks meie kõige suurem number on, mis muutub, on toetus- ja tasandusfond. See ei ole küll praeguseks veel selge, aga me teame, et ta muutub kindlasti umbes 500-600 000 võrra ülespoole ja seda just õpetajate palkade näol. Ja võrreldes eelmise eelarve aastaga on see number ju ikkagi suurem. Ta on natukene suurem, jah, mitte väga palju, sest aasta lõpuga
eelarve õige ja ega see on praegu eelarve esialgne maht ju. Prognoos. Et jah, see on prognoos, eelarve ongi prognoos, eelarve muutub igapäevaselt. Vähemalt minu peas muutub ta igapäevaselt, paberi peal muutub ta natukene harvemini, 3-4 korda aastas. Et aasta lõpuks 27-28 miljonit kõigi eelduste kohaselt siiski tuleb. Ja eelarvega jätkubki töö, nagu sa ütlesid, siis tegelikult, et esimene lugemine oli nüüd. Esimene lugemine oli nüüd veebruari volikogus, 26. veebruaril vaatab volikogu läbi muudatusettepanekud, hääletab need läbi ja siis peaks toimuma võimalik, et kuidas on, sest et kui palju on väga palju muudatusettepanekuid, siis teise lugemiseks ei jõua seda teha valmis päris sellisel kujul, nagu seletuskiri olema peab, siis volikogu lõpetab lugemise ja suunab ta märtsikuu volikogusse, kus siis selle veebruari ja märtsikuu vahel ei saa teha mitte ühtegi muudatusettepanekut, vaid lihvime ja täiustame siis seletuskirja, et seletuskiri saaks selline, et iga hetk, kui keegi võtab ja vaatab, teab, kus midagi on. Et ideaalis isegi võib juhtuda nii, et veebruarikuus volikogu võib sellega vastu võtta või ikkagi on see, et märtsis? See oleneb sellest, kui palju muudatusettepanekuid tuleb, aga kuna ma tean juba, et vallavalitsus ise teeb väga palju muudatusettepanekuid, siis puhtfüüsiliselt arvatavasti ei jõua sellisel kujul eelarve seletuskirja valmis teha, sest muudatused eelarvesse hääletab siiski volikogu, mitte ei tee seda vallavalitsus. Selge. Ja kui me vaatame neid projekte, millest Sulo siin rääkis, et ühi tehisjärve projekt, et Jaamatõnav, siis Jaamatõnava hange läheb töösse. Ka lähiajal me võtsime ka volikogult nõusoleku, et me saaks sellega minna ja töösse enne, kui eelarve vastu võetakse. See on just sellepärast, et saaks võimalikult vara hanke tehtud, aga meil on tulnud ka muid vigureid juba sisse, et äkki me saame veel lisatoetust küsida siis erinevatest fondidest just kergliiklustee osas. Et ka need on laual, et me saaks kasutada toetusfonde. Ja investeeringutest üks veel, mida Sulo siin ja maininud on siis, mis jätkub mehaanika 1 ja 3, renoveerimine. Jah, mehaanika 1 ja 3 renoveerimise lõpetamine on tänavu aastal. Oleme sisse ka pannud erinevaid vee- ja kanalisatsiooni töid, Puiestee tänavat soovime krunte siis kas Maa-ametiga koostöös müüa või endale, et luua elamispinda Türile juurde. Ja sama plaan on ka Oisus ja Oisu arhitektuurikonkurss, saan siinkohal öelda, et on lõppenud ja laekus esialgsetel andmetel 16 tööd, mis on päris suur maht. Žürii nüüd otsib sellist ühist kuupäeva, et veebruari kuu sees saab kokku žürii, kes siis valib välja parimad tööd. Aga praegu siis oleme ootel. Et need tulemused selguvad ka siis ikkagi kevadeks. Ja. Ilmselt. Ja tehisjärve puhul siis ilmselt suuremad toimetamised algavad seal kevadel. Ka kevadel, et nii kui lumi sulab, siis me saame toimetama hakata ja haldusega koostöös nii-öelda vanad asjad juba eest ära võtta, mis me oleme lubanud projekti raames nagu ise ära teha, et ei pea tellima erinevaid teenusepakkujatelt ja siis saame juba edasi minna projekti elluviimisega. Tahtsid sa Aime ka veel midagi lisada? Kibelid juba numbrite juurde tagasi, ma usun. Ma ütleks nii palju, et ma kutsun ennast ülejärgmisse saatesse või üle-ülejärgmisse saatesse uuesti, et mul on hästi palju infot kriiside teemal ja võtaks kaasa ka meie uue kogukonna ja kriisispetsialisti saatesse ja et erinevad kohtumised on planeeritud inimestega erinevates kogukondades, kus meil ikkagi on vaja kontakti ja kontaktinimest saada, et kogukonnaga suhelda, kogukonna kriisiplaanide loomisest räägime. Kärus on siin lähiajal toimumas ühine arutelu ja infopäev nii kriiside valdkonnas kui ka tuulikute osas, nii et selliseid koos inimestega arutamisi meil on endal planeeritud, meid on külla kutsutud ja kriiside teemal siis tegelikult saame pikemalt küll rääkida. Nii, aga aitäh Sulole ja Aimele täna saatesse tulemast. Meie kuulatavad, vaadatavad saadete
näete valla infokanalites ja kindlasti pühapäeva nii-öelda ennelõunal siis uues raadiokanalis, mille nimi oli vist XFM. XFM, jah. Jah, aitäh teile, vaatamiseni ja kuulmiseni.